Jumal, me täname, et sina oled Jumal, kes sa oled üle taevaste taeva. Sa oled Jumal, kelle nimi on üle kõikide nimede. Sa oled Jumal, kes sa tunned, tead kõike, viibid kõikjal, oled kõikjal, tunned iga inimhinge, kelle sa oled loonud. Jumal, et kõik on sinu ees alasti ja paljastatud. Ja me täname, et meie võime olla oma südamete, oma hingede, oma kõige olemisega sinu ees avalik. Et vastu võtta, Isa, sinu armastust. Sest me elame vaid selle läbi, mida sina meile taevast jagad. Tänu sulle. Õpeta meid olema kui lapsed, kelleks sa meid oled sünnitanud. Ja mitte olema nii-öelda need täiskasvanud, kelleks viimane tahab saada. Jumal, las meil olla see lapsepõlve vaim, kes haarab kinni issi käest, kes võtab vastu issi käest ja kes jagab seda nüüd kõikide teistega. Halleluuja. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Jumal, me täname, et sul on kõik head anid anda ja jagada oma lastega. Ja meie oleme need, kes me lihtsalt võtame vastu ja oleme sulle tänulik. Halleluja. Halleluja. Tänu Jeesus. Amen. 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 Tänu Jumalale, et kuidas ütleme, et täna maailm vajab, teate, maailm vajab täna Jumala armastust mõista. Aga kuidas nad saavad mõista? Ainult selles asukohas, kus on Isa armastus. Sinu ja minu elus. Maailm täna ei vaja religioone, neid on siin juba kui palju. Indias juba nad ütlevad üle 300 000 ja kas nad isegi teavad kõik 3 miljonit. Seal pidi palju rohkem olema ja veel eri versioonides ja kõike puha on ju. Neid on seal nii palju, keegi vist pole neid üle loendanudki. Aga nüüd panna üks kristlik religioon ka sinna juurde veel, on ju. Kas maailm on neid tarvis? Kui niimoodi võtta. Jälle sa pead, just niimoodi tuleb olla, käituda, täita, kõik need ja need asjad. Tingimust põhine, jah, see on nii, natukene ta on kurb, et kui me Isa armastusega kokku puutume, mõelgem vaid, kui on hämmastav see, et täna, et meie Jumala poegadena, lastena elame täna seda elu. Me elame elu selle läbi, mida me oleme Isad kogenud. Kujutad ette. Mida sulle on selgeks õpetatud, pane tähele, see ei jää su külge niimoodi, kui see, mida on rääkinud Jumal su elu. Kohtumine Isa südames selle sama armastusega, kes Isa on. Teate, maailm vajab täna seda armastust. Just nimelt seda armastust, mis Isalt tuleb läbi Jumala poegade avalikustub. Ja nad on näljased nägema neid inimesi, kus asuvad need inimesed, kes on kohtunud Isa armastusega. Mõistame, see on ikka halleluja. Seal puuduvad sõnad, et seda lihtsalt kirjeldada. Teate, ma täna tulin teel siia, sõitsin, siis ma kuulasin ühte seda, ta on üks sealt kuskilt Venemaalt pärit naisterahvas, üks Helena Sander-Fix, te võite vaadatagi, kus ta teeb, nad teevad nüüd neid erinevaid saateid, seal Saksamaal elab. Nüüd, aga ta rääkis nii huvitavalt, ütles, et millest kõigest on ta pidanud elus läbi minema ja Jumal laskis tal läbi minna. Just nimelt näha seda religiooni õuduse poolt. Ja see on nii, ühe külje pealt on nii kohutav. Sest sulle koguduses, kujuta ette, koguduses, mis peaks olema Jumala armastuse avalikustumise paiku, räägitakse kogu aeg, kui sa ei tee, ei täida, ei ole, ei näe välja, nii nagu pastor ütleb. Põrgu lähed. Ma just imestan, ma ei tea, kuidas teie elus konkreetselt isiklikult oled sa vastanud nagu võib-olla sellele küsimusele, et kui sulle näiteks kirikus midagi öeldakse, no räägitakse absurdi juttu, näiteks vanast testamendist. See ei ole meie elu enam tegelikult. Üks ühele, mis see räägiti lihas. No, vana leping räägib lihategu, on ju. Räägib su lihale, kuidas sa pead tegema, kuidas sa pead käituma, kuidas sa pead olema, välja nägema ja et nüüd olla Jumalale meelepärane. Kas teil ei ole niimoodi, et ma olen ise mõelnud, vahel kuuldes inimese tunnistusi, seesama Helena ka tunnistab seal ja ütleb selle kohta niimoodi, ta tahtis nii siiras Jumala laps olla, ta tahtis kõike teha, mida pastor ütleb. Ja siis ta elas
tõelises põrgus. Nii on. Kuniks, vaata, ma ei tea, mina olen näiteks, kui ükskõik mis kogudusse ma näiteks enda peal nagu tunnistades, ma ütleks nii, ükskõik kus kogudusse või kuulutuspaika ma lähen ja kui räägitakse vanast lepingust, kes oli Jumal, mul käib kõik nagu tuuletõmbus siit sisse ja siit välja. Mitte midagi ei jää sisse. See ei ole minu leping. See on vana leping. See on läinud leping. See on täidetud leping. See on lõpetatud leping. Meil on alanud üldse uus leping. See ei puutu üldse minusse. Kuidas inimesed saavad siiralt seda vastu võtta? Ma ei saa sellest aru. Ei ole nägemust uuest. Ei ole nägemust Kristusest. Ei ole mõistmist Jumala tahte sünnist, mis täitub Kristuse tulekuga maa peale. Sest kõik tõotused on Kristuses jah ja temale ja amen. Et neid on nagu eksitatud nagu, kuidas ta ütleb see kirja kohta, et tuule nagu nii nagu tuul vaata, nende meeled ja mõjud. See on natukene selline huvitav. Mina olen möönud, kui räägitakse sellist imelikku natukene juttu, sest Jeesus Kristus, kui sa kujutad ette, võtad sõna, on seesama täna, eile, homme, igavesti. Temal muutust ei ole. Absoluutselt. Aga nüüd me ütleme, aga Jumalal ka pole muutust. Ei ole. Ja nüüd lahenda matemaatika ära. Hakkama lahendama matemaatikat vanast lepingust. Aga mis mina näen ja kuulen, ma mõtlen nüüd nagu isiklikult, kus ma kuulen nüüd nagu jagamas seda vanat lepingut ja räägitakse sellest, siis räägitakse vanat lepingut täpselt üks ühele. Aga Jumal ju ütleb seal niimoodi. Aga sa unustad ühe asja ära. Sa pead nägema asja läbi uue lepingust. Ma elan ju uue lepingu ajal. Seda öeldi vanal ajal. Aga miks me ei näe seda? Ja nüüd me oleme vangistuses, oleme vanglas, oleme süüdundal, oleme hirmus, oleme hukkamõistus. See küsib, oota, kas see on Jumala laps? Kuulge, kainenege. Raputage unest välja, ütleme niimoodi ennast, on ju. Ma pean ärkama. Mind on sisse toodud uude, palju paremasse sõna, evangeelium, taevane rõõmusõnum. On ju? Mind ei saaks enam rahulduda midagi, mis oli vana lepingu aeg ilma Kristuseta, ma rõhutan. Sest vana leping peab olema Kristusega kaetud. Ja kui see ei ole, on ta judaism ju. Ja kuidas, näiteks ma saan aru, kui religioonis näiteks öeldakse väga lihtsalt. Tuleb kiriku, siis öeldakse kõigepealt, paranda meelt. Inimene, kes tuleb tänaval. Esimene asi, paranda meelt. Ma küsiks, oota, mille peale ta peab meelt parandada? Kuidas ta saab meelt parandada, ma tahaks teada. Aga öeldakse, sest kirikus öeldakse nii. Tegelikult need on traumeerivad olukorrad. Me ei tohiks mitte kellelegi öelda paranda meelt, kui sa ei ole talle näidanud Jumala isa armastust. Kõik elu saab alguse isa armastuse kogemisest, nägemisest, mõistmisest. Tagajärg on sa paraned. Mitte vastupidi. Vana lepingu ajal oli kõik vastupidi. Kõigepealt tee lihategu, kõigepealt too ohver, kõigepealt tee midagi. Ja siis vaatame, kas Jumal võtab su kuulda. Ja me kuulutame ikka seda sõnumit, aga armsad, see ei ole evangeelium. Evangeelium sai alguse taevasest heast uudisest. Mina olen selle osanik ja nüüd ma rõõmustan ja nüüd mu elu paraneb. Näes teda, on ju, muutun mina. Teda ei näe, teda ei koge, paranemist ei ole. Mõistame, uue lepingu ajal on kõik vastupidine. Halleluja, teate, see on rõõmusõnum. Parim on täna. Ja Jeesus Kristus ei ole ennast muutnud, ma tahan öelda. Ja kõik, mis ei ole kooskõlas temaga, ma ütlen, lihtsalt viska prügikasti. Viska lihtsalt prügikasti. Võitis ära vana toimib. Sa ei saa ennast vangistada. Kui mingi hukka mõist hakkab kuskilt sisse tulema, saada minekut. Jeesuses Kristuses ei eksisteeri hukkamõistud. On vaid tema ilmus õigeks mõistuks. Need, kes usuvad temasse, on isa poolt õigeks mõistetud. Halleluja. Need on taevased rõõmusõnumid. Neid ei ole ühtki sina saavutanud ega mina. Mitte midagi. Need on kõik Jeesuse Kristuse saavutus, on minu saavutus. Kas pole hea uudis? Vaadake see, kui sa mõtled see sõna võidu peale. Jeesus Kristus tõi esile võidu. Oota, kellega me täna siin Tarmoga rääkisime vist?
sellest, et sõnast Iisrael, on ju. Kui sa mõtled selle sõna peale, sa oled Jumalaga võidelnud ja sa oled võitnud. Kes võitis? Jeesus Kristus võitis. Nüüd, kuidas on võidus see lugu ja tehu, on ju? Kes on võitnud? Võitnud on need, kes usuvad, et Jeesus Kristus on issand. Sellega seoses tähendab issand, ta on kõigeks minu jaoks, ta on minu elu, minu olemine, kõik minu rõõmustus, kõik on ju tema. Nii, kes on võitnud? Võitnud on need, kelle elus on issand. Edasi on ainult elu ja rõõm, millest me saame rääkida. Sellest, mida Jeesus saavutas, on täna sinu ja minu saavutus. Nüüd on lapsed, õnnistatud lapsed, lapsed on vabad, ei ole enam vangistuses. Olete mõelnud ka näiteks, et kui me räägime võidust, keegi on võitnud, on ju, meil tuleb tunda võitjat. Meil tuleb nüüd olla ja elada ja seda tegeleda võitjaga, mitte kaotajaga. Mis me siis kaotajast kuulame? Ainult valetab, ega tal muud rolli pole ju. Vale on tema käes. Aga kui sa vaatad siin näiteks Vanat Testamenti, sa näed siin alguses on seal Kaini Aabeli loos juba vaata mille pärast. Religioosse asja pärast inimene tapab teise inimese. Patt oli võtnud koha sisse. Ja nüüd edasine on ainult õudus. Siis saatan kaob vahepeal 100 aastateks ära, puhkab seal, siis ainult Jumal laamendab ja teeb suhteliselt kõike seal, on ju. Hävitab ja mis iganes niisugused. Kui sa loed üldse, ma ütlen üldse Vanat Testamenti, 100 aastaid, sa ei kuule saatanast mitte sõnakestki. Aga tal pidi ainult üks iseloomu omadus olema, laisaks ta pole kunagi jäänud. Aktiivne ta on kogu aeg. Aga ei räägita tast mitte midagi. Kõike toimetab Jumal. No mõtle, ma panen, kuulge. Mõni inimene räägib 10 asja, mida täna saatan talle rääkis. Ma küsin, aga mida Jumal rääkis? Kuidas siis saatan nii palju räägib? Täna lepingu ajal saatan üldse puhkab. Kõike tekitab Jumal. Saate aru, sest pimedus ja valgus tuli vana lepingu ajal, tuli Jumal. On ju? Aga nüüd Johannes ütleb, ainult valgus on Jumalalt. Ei mingit pimedust. Aga nende, ütleme, heebrelaste arusaam, mille sees on kirjutatud ka paljud asjad sõnas, siis kujutame ette, kui Jeesus ütleb, ta teab ainult üht, kes on tapja algusest peale. Mida sa seal Jumala kraasi kirjutad, tahaks teada? Tapja on ainult üks. Hea uudis on ju. Hävitaja on ainult üks. Või kui sa kuuled, üks päev keegi luges seal ühte vanemat prohvetlikku sõnumit Eestimaale. Jälle õudus, ma ei tea, mis okastraadid ja mis õudused seal kõik olid välja toodud. Kas Jeesus räägib sellist juttu või? Saatan on sellise juttu rääkija, kes tahab aheldada inimesi. Jeesus ei ahelda. Mõistate? Jeesus maksab oma elu hinna selleks, et isa armastus avalikustuks täna igas ühes meis. On ju, et me tunneme, kui hea on meie issi. No ja kui sa teda tunned, siis on kõik ainult. Halleluja. Huvitav on see, kui sa vaatad, kui kurat on hulluks aetud, siis see, kes tema on, ta teeb inimesed ka sellised. Jah, ongi. Ja nüüd see, mis sa räägid, ongi, mida inimesed on hulluks aetult, nad seda edasi annavad. Vaenlase nimesidki, tema on süüdistaja. Kui sa kuuled nüüd neid sõnumitki, mis tulevad, vahel Jumalalt kuuled siit ja sealt, mida Jumal on rääkinud, siis väga palju on Jumala etteheide või süüdistus inimese kohta. Öelge, kas see saab olla täna uue lepingu ajal üldse kehtiv? Ei. Pole sellist asja. No ei saa olla, sellepärast, et Jeesus Kristus tuli täna täitma isa plaani, isa tahet ja ta lõpetas selle. Kui täna Jumal kõneleb inimesega, siis ta saab vaid, viimsel päevil ta räägib küll oma poja kaudu, vaid ta saab rääkida seda, mida poeg sooritas, mida poeg täitis, mida poeg korraldas ja meil on ainult uskuda tõde, on au. Nüüd, kui ma näen tema tõotusi, ma näen, mis on täidetud uue lepingu sees, siis ma võin olla kõige õnnelikum inimene täna maa peal. Sest kõik see portsjon kuulub mulle. Kõik, mis on isa oma, on minu oma. Mida see vanem poeg kodu vääris? Kui niimoodi väärt. Oli ta väärt, ei olnud väärt. Isa silmis ikkagi väärt. Mis siis, et ta oli sulasena orjas oma isa või kellena, kuidas ta ütleme, kellena ta seal oli.
ta ei olnud poja staatus, ta oli poeg, aga ta ei näinud ennast poja staatuses. Ta ei saanud aru, mis asi on olla poeg või kes on olla poeg. No see räägibki Vana Testamendi ajastust. See räägibki Vanast Testamendist, aga kui sa oled nüüd isa poeg, siis sa mõistad kõik õnnistused, mis on isal. Tegelikult alati peaks ütlema, kes on isal, aga no eesti keeles ei saa niimoodi rääkida, mis kes. Sest need on kõik elavad, saad tähendab, see on alati kes. Õnnistus on seotud alati Jeesuse Kristuse isikuga. Viimsel päevil, mida ta teeb, teeb ta kõike ju Jeesuse isiku avalikustamiseks. Ta ei tee lahus Jeesusest enam mitte kui mitte midagi. Ma näen seda kogu taevas evangeeliumi rõõmusõnum on seotud, kes on Jeesus Kristus. Kas ta on su issand, ta ei ole su issand. See on kogu elu, mida me edastame vaid ainult Jeesust. Teate, neid inimese tunnistusi on huvitav kuulata. Ta ütleb, ta nii paljudel. Tulin esimest korda kirikusse. Midagi seal räägiti, midagi aru ei saanud, aga mu südames midagi tõmbas sinna poole. Vaim, jah, isa. Saad aru? Jumala vaim on see, kes on tegev meis. Et me tahame ja tegutseme. Ega me ise ka ei saa aru, mida me tahame ja tegutseme. Isa meid. Vaat see nüüd tema vaim, tema elu, tema olemine meie sees tahab seda. Kas pole hea? Ma küsin, oota, mida ma aru asjast saan? Vahel ütlen, et ma ei saa midagi aru. Jumal, ma saan aru, sina tahad seda. Ja mina annan oma ihu Jumalale kasutada. See ongi poegade elu täna maa peal. Ega me ei saavuta enam lahus temast ju mitte midagi. Kõik on tema tõttu, tema läbi, tema kaudu. Ja nüüd on see meie läbi, meie kaudu omakorda, sest meie ihust peab avalikustuma täna, kes on meie Jumal. Halleluuja. Nii et halleluuja. Mulle meeldib see, et kui näiteks apostel Paulus avaldab siin, et mida issand on talle ilmutanud, eriti see Korintuse kiri ja kuidas ta räägib selle, kas või selle, me nimetame seda leiva murdmiseks või ka selle kohta ta ütleb, mida issand on mulle teada andnud. On ju? Nüüd mõtled, aga see, mis räägiti näiteks eelnevas, kus Jeesus ise räägib, miks te seda nagu leiva murdmist või seda peate tegema, pühaõhtu söömaajast osa võtma, miks te seda tegema peate? Ühte ta räägib vana lepingu sees pattude andeks saamiseks, teine on Jeesuse mälestamiseks. Saad aru, kaks täiesti eraldi maailma. Aga me tahaksime alati neid kokku panna. Inimene ongi just kui see tegelane, kes miksib kokku kogu aeg armu ja käsku on ju. Mis iganes. Või nii nagu kuidas öeldi Jeesuse kohta ka, et kui Jeesus ütles, et te tahate mind tappa, siis nad väidavad küll, et ei, nad ei taha kedagi tappa, aga sellepärast, et sina ei ole kui tõe seest või sina ei ole see, sellepärast sa kuulud nagu hävitamisele. No katastroofiline on. Samas ütlevad, ei, nad ei tapa mitte kedagi. See ongi hullustuse märk. See on kohutav tegelikult, kui sa niimoodi hakkad mõtlema. Miks nad olid niivõrd Jeesusele vastu? Keegi, kes edastas Jumalat jätkuvalt, et tõde ilmuks ja tõde vabastaks. Tõel on võime inimest vabastada ja vabaduses hoida. Ja ükski vangla ei hakka sulle enam peale. Ma mõtlen religiooni vangla. Ma ei räägi sellest maailmas olevast, see on hoopis teine tasand, see pimeduse maailm. Aga just nimelt see vaenlane saab tulla religiooni kaudu, kus on tavad, kombed, traditsioonid, täidetakse, tehakse, et inimene selle varal on püha ja õige. Hinge vangla. Vaat see on nüüd, milles meil peab olema nägemine, et kohe 1, 2, 3 ümber pöörd ja adjöö ja lähed oma teed. On ju? Sind ei saa ükski vangla enam aheldada, kui Jeesus Kristus on su vabastaja. Ei ole võimalik enam ahelaid peale panna. Sest ta ütleb ju nüüd Jumala, kas siin Jeremia kirjas või kus ta siin ütleb, et ja Jumala võidmine on see, mis eemaldab ikke. See on see võidmine ehk võitusolek. See on see võid ja sees olemine. Võid ja elu avaldamine sinu ja minu elu kaudu. Tema tunnistuse esile tulemine. On ju? Just. See ongi see prohvetluse vaim, mis toob esile selle, kes on tema täna.
halleluuja. Teate, kui hea on Jeesus. See on, mõtlen, et see on elu ja see on rööv. Mida sa saad sellele veel juurde lisada? Sa saad seda vaadelda ja sellest tõelise, no ma ei tea, mis hea sõna on, kaifi või sellise vau-elamuse kätte saada. Sest kõik, mida sa näed, kuulub sulle. Ära muretse selle pärast, mida sa ei tea. Mida inimeste mures selle pärast? Mul ei ole ikka suuremat pilti, ma ei tea neid ja neid asju. Rõõmustu sellega, mida sa juba tead. Hakka sellega pihta. Ja naudi seda juba. Ela selle sees, mida sa juba tead. Ära ole mures selle pärast, mida sa veel ei tea. Jumal tahab meile anda kõike igati küllaldaselt, et me oleksime valmis iga hea teo jaoks, mida Jumal meie läbi tahab avaldada. Aga see on see kõik, mida tema meile on teavitanud. Ja nii nagu ta ütleb Paulusele, või Paulus õigemini ütleb seda nüüd meile, Jeesuse Kristuse selle ilmumise läbi, ütleb, mida Jumal on mulle ilmutanud. On ju? Nüüd ta ütles, et tulgu ka mõni ingel rääkima midagi muud. Tead, umbes ei lähe enam midagi korda. Või ta ütleb lausa veel hullemini, et olgu ta neetud siis. Kui ka mõni muu räägiks peale selle, mida vaim on talle juba eelnevalt rääkinud. Vaadake, kui kindel on see taevane rõõmusõnum meie sees. Mitte üks ei saa kõigutada enam mitte midagi, mida Jumal on meie sees ilmutanud. Ja kui niimoodi võtta, Paulus, mida tema jagab, see on ju täna see sama, mida Jeesuse vaim räägib täna meile. Mõtle sellele. Pauluse sõnum sa pead mõistma ja nägema kui Jeesuse sõnum. Sest ta ütleb, see, mis mulle oli nüüd ilmutatud, jagab ta seda meiega. Nii et see on Jeesuse Kristuse kaudu tulnud ja ta on jaganud seda meiega. Nii et sellepärast ka kõike, mis ei ole, või ütleme, nagu on Jeesuse lihapäevad ja vanalepingu kogu see aeg, me peame nägema seda alati, mis on nüüd sooritatud Golgata ristil läbi selle lahenduse. Ainult tema lahendus on võit. Ja mis ei ole tema lahendus, meie lahendus siin ei tööta. Ainult tema lahenduse läbi. Kogu au peab temale tulema. Kui see ei ole temale, siis kellele see au kuulub? Jumal ütleb, ta ju oma au inimestega ei jaga. Ainult oma pojaga. Aga meie elu on ju pojas. Nii et matemaatika näed, see on väga lihtne. Kas poeg või mitte midagi? Kas on see poeg või ei ole see? Nii et me jõuame sellele järeldusele, kõik tõotused tema sees ja tema läbi on jah ja amen. Ja vahel ma olen ka nagu endale mõelnud niimoodi, et vahel me siin Tarmuga rääkisime, et ka sellest, et hea on mediteerida siin Jumala sõna ja mõtiskleda Jumala tõotuste üle ja rääkida neid Jumala tõotusi välja ja niimoodi käia kuskil oma teed ja deklareerida välja seda, mis võite ütelda, kes on minu elu ja millistes tõotustes tema ennast avaldab ja me kehtestame ju sellega vaimusfääri enda ümber. Sest me oleme vaiminimesed, me elame ju vaim sees. Mis siis, et meie eksistents, väline eksistents on liha, ütleme nägemise läbi tore seda vende, toda õde näha ja nii edasi. Aga meie kehtestame ju siin vaimusfääri. Me loome siin platsdarmi Jumala vaimu tegevuseks. Jumal ilma oma koguduseta või oma poegadeta ju ei tegutse. Ta vajab sinu ja minu suud selle tõe deklareerimiseks. Ja teate, see, mida me teinekord räägime, ma ütlen, ega ei saa arugi. Täna just ma mõtlesin, kui see Helena või seal tema oma seal tunnistuses või seal ütleb ka, et kui Jumal talle kord ütles, kui ta sealt religioossest kogudusest nagu välja pääses või seal ühel hetkel ta ütles, et nüüd on aeg sul head aega öelda ja siit lahkuda. Lihtsalt ühel päeval on see moment ja siis Jumal rääkis talle, mis suuri ja vägevaid asju ma tahan sinu kaudu hakata tegema. Aga ma ei tea, miks see nii elus peab olema. Eelnevalt sa pead nägema ka seda religiooni pimedat poolt. Et mõista teda. Kuidas inimest hoitakse kinni ainult selle eesmärgiga
kui sa seda ei täida, põrgu lähed. Ma naeraks selle peale lihtsalt. Aga noh, teine inimene on surma hirmus selle peale. Ikka karm küll, kui pastor saadab su põrgu, on ju. Ei, see pole mitte kuidagi kerge, on ju. Natuke hullem lugu on veel see, vaata need, kes ei ole veel täna nii-öelda nagu tunnistanud Kristust oma issandaks, eks ole, ja nad kuulevad seda sõna, et sa lähed põrgusse ja nad ongi täielikus kabuhirmus. Et mul ei ole mõtet tulla, ma nagunii lähen sinna. Mis on täielik vale. Ja igat asja, just see õde rõhutas ka, et igat asja, mis tal kogudus öeldi, mida ta oli väga tegev, aktiivne inimene ja ta ütles, et kõike, mida ta tegi, kõike seostati, kui sa seda nüüd lõpuni ei vii, ei täida, põrgu lähed. No kujutad ette, sa oled nagu iga päev hingad, et ma nüüd ikka täna suudan täita ja ikka kõik teen nii, nagu peab tegema ja kui ma ei tee, mis siis, kuidas sest õudusest välja saada. Hirmuga täidetakse. Aga nüüd, vaadake, kui huvitav asi on see, öelda kristlaskonna kohta. Ma kuulasin siin ühte vende, kes ütles nagu selle kohta nagu päris nagu sellise huvitava mõtte tõi nagu välja, et võtta kristlaste elust ära põrgu. Mis siis juhtub? Kui teine asi, võtta ära näiteks saatan. Mis siis juhtub? Nad olid seal kuskil omavahel koguduses arutlenud seda küsimust, kui näiteks põrgut ei oleks, või ütleme saatana, teem kumb siis, ei oleks, mis siis edasi juhtuks? Ja nad täpselt ja nad jõudsidki sellele järeldusele, kirik lakkaks olemas, sest kõik rahvas valgub laiali. Põrgu hirmus käiaksegi kirikus, põrgu hirmus kummardatakse Jumalat, põrgu hirmus püütakse armastada Jumalat, põrgu hirmus, et mitte põrgu sattuda, siis tehakse seda teist ja kolmandat kõike, mida kästakse. See on psühholoogiline taktika, kuidas inimest... See on hullem kui elu Hitleri ajal või Stalini ajal või ma ei tea, mis see vangla on ikka meeletud kohutav. Et sind pannakse olukorda, sa oled sundseisundis, on ju? Ja nüüd mõtle vaid, Jeesus on tulnud ja kõik ahelad maha tõmmanud. Halleluja! Lenda vaba lind. Seni veel, kui on võimalus. Mäletate neid laulusõnu. Et mitte tähele panna seda, mida öeldakse. Seda on vahel nii raske nagu justkui nagu vaimselt ka näha, et justkui üks karjane läheb ees ja karilambaid läheb järele ja nad vaesed ei saa aru ega näe, kuhu nad lähevad. Ja kes neid juhib? Kes juhib? Ja sellepärast ometi Jeesus ütleb, pange tähele neid sõnu, kui Jeesus ütleb, minu lambad kuulevad minu häält ja pööra järele nad ei lähe mitte. Ei, see on ajutine, et nad praegu käivad niimoodi, et kurat saab need nagu niimoodi pettuse valega juhtida. See on ajutine tegelikult. Jah, aga ma ütlen, et kurat ei ole üldse probleemiks tegelikult. Iga hetk toimub kannapööre Jeesuse poole. Igas hetkes me pöördume ära ja oleme jälle ühe hea õppetunni saanud, sest kuradil ei ole kunagi võite. Tal on ainult pettused ja sellepärast tema ei saa mitte kunagi võitu. Mitte kunagi. Mina ei tea, kuidas see mehhanism käib. Ma tean, ainult üks on võitja, see on Jeesus Kristus. Tema on võitja ja tema võit on juba alguses garanteeritud lõppu. Vaat Jumal on seesugune. Ta on rohkem kui minu matemaatika, mida suudab peas välja arvutada. On ju? Tema saavutus on suurem, kui mina oskaksin seda sõnades kirjeldada. Ja teate, me peaksime tegema ikka selle, kuidas ütleme, me peame tulema selle Jeesuse, selle Kolgata, selle vere alla. Otse kui see kosk, mis voolab, nii kui üks juga. Kuidas me rääkisime täna siin sellest Jagalajoast ja tore on minna selle voolava vee alla. Sa oled nii nagu seal Kristuse vere all ja sind pestakse välja kõik vana rämps, kõik vanad arusaamad, kõik see, mis on su elu sidunud, kõik, mis on sind kinni hoidnud, kõik, mis on sinu elu takistanud. Kristuse veri on aktiivne nüüd ja praegu. See ei ole 2000 aastat tagasi ainult, siis ta teostas kõik, mis oli teostatud. Aga täna ta on jätkuvalt tegev, et ma kui vaba, täiesti vaba kõigist, mis iganes
ma ei tea, mälestustest, räägitust minu ellu, vaid üks sõna läheb korda ainult minu elule, mida Jumal on rääkinud minu ellu, läheb vaid ainult korda minu jaoks. Ei lähe enam sõnad korda, mis on räägitud või nagu ta ütleb seal, ma ei tea, õpetussõnades, kus ta ütleb, et see teenimatu needus ei lähe korda. Lihtsalt ei lähe. Uues lepingu ajal seda polegi sees. Pole tingimust, mille peale neetud, kui niimoodi võtta. Vaid kõik see Jeesuse saavutus, mida Jeesus on saavutanud, on täna sinu ja minu saavutus. Kujuta ette. Ja me igas võtmes, kui sa hakkad mõtlema neid vaimseid printsiipe või põhimõtteid, me tuleme jätkuvalt jälle Golgatale. On ju? Minu puhtus, minu õigus, minu puhastus, minu uus olemine, minu vaba olemine, minu elu, nüüd igavene elu. Kõik on seotud sellega, mis toimus seal. Tänu Jumalale. Õigust sai saavuta sellega, et ma vahel kuulen, nii armas on küll kuulata neid palveid, kuidas keegi Jumala laps palub, et Jumala anna mulle armu, et ma enam kunagi pattu ei teeks. Siis mõtled, oota, aga kui tubliks või mitu kraadi, kus poole sa tahad saada kelleks? Või mis matemaatika seal sees töötab? Et ma kunagi enam pattu ei teeks. Kas ta üldse saab aru, mis on Jeesus teinud? Jeesus tuli ja võttis patu ära üldse. Mis sa sina veel tahad seal saavutada? Nad ei näe lunast. Nad pakuvad oma teenet nüüd asjale peale, mis Jeesus tegi. Millest jutt käib? Mõistame. Kas Jeesus on kõik su elu või ta on ainult osaliselt mingi osa sinu elust? Mõistad? Ta tegi kõik ära. Ta lõpetas 2000 aastat tagasi üldse selle patu ära. Et üldse patust rääkida. Aga ma saan aru, siired Jumala lapsed, meid on petetud. See on selline karje, mis tuleb vahel seest välja. Teate, mind on petetud. Peaks seda ütlema. Ja, aga sellega ma pean tulema nüüd Kristuse vere alla. Tema puhastuse alla. Ja kui tema puhastab, see on nii nagu ristimisele läheb. On ju, kõik vana elu lased maha matta, üles äratada uus elu. Ja see uus on Kristuses. Mis patust me enam räägime? Siis me ütleme jälle, patused, Jumala lapsed tulevad jälle kokku, et patust vabaks saada. No aga Kristus pole ristil käinud, tuleb muidugi tulla ja olla ja teeneid pakkuda ja kõike teha. No sest Jeesus on ristil käimata. No kui ma ei usu seda, no saate aru. Aga kui ta käis ristil ja kui see tõesti on tõsi, mida Piibel räägib, ta viis lõpule isa tahte sünni. Ja kui Jeesus ise ütleb, nüüd on see lõpetatud, mis meil jääb üle. Halleluuja, ära tegi. Taeva kingitus kukkus kaela. Ja ta ei küsi, hea inimene, halb inimene, väärt oled, ei ole väärt. Ja see on see kõigile. Rõõmusõnum, nõnda on Jumal maailma armastanud, et kõigile inimestele on tulnud taeva õnnistus kingina. Mida sa saad selleks teha, et see king sind ei taba? Või mida teha, et see king sind tabaks? Mitte midagi. Lihtsalt kuule sõna, usu seda, võta vastu, täna Jumalat ja kõik see on sinu. Ja tead, siin on selle koha pealt, kui mõtled, et aga inimene, kes on väga palju kirikus käinud, siin on nüüd palju raskusi. Maailmas on väga lihtne. Halleluja, kas see on kõik minu? Jaa, halleluja, võtad vastu. See kuulub kõik mulle. Halleluja, olen õnnelik laps. Aga kui sa oled kaua kirikus käinud, nii palju needuse sõnu tead, mida sa oled kuulnud, millest oled osa olnud. Kõik see kammitseb. Kõik see haaraks just kui nagu saatan oma 100 käega igalt poolt tahtsust kinni võtta. Aga Kristuse veri on teinud täieliku isolatsiooni sulle. Mitte üks asi, kurjus ei saa sind puutuda. Halleluja. Sa oled vaba. Lenda vaba lind. Tead, see on ikka, kui Jumal ütleb, vaadake, kui Jumal kannab hoolt linnukese eest, mis on linnukesel mured, mis ta sööb või kus ta saab, kuidas laul oli. Tema loodab looja peale. Kuidas isa, ta ütleb, kuidas isa hoolitseb taevalindude eest. Ta küsib, kui palju teie rohkem väärt olete? Kas mingisugusest varblasest ei ole minu väärtus siis suurem või? Mõni inimene arvab vastupidist. Ma ei tea, mis matemaatika seal sees on. Sa oled Jumala näo järgi loodud. Ja kui Jumal nõnda on taevalinde, hoolitseb nende eest ja armastab neid,
kuulge, meie eest on Kristus surnud. Seda ma ei oska öelda, kuidas taevalindude eest ta suri, aga igatahes inimkonna eest on ju hind makstud. Ja Jumala poegade vabadusse lastakse kogu loodu lahti. Vot, siis ka lindudele kuulub see, aga läbi Jumala poeg. Aga esmalt on ju meid tehtud osa saajateks sellest, mis sündis Golgata ristil 2000 aastat tagasi. Tänu Jumalale, et meie ei saavutanud seda. Tänu Jumalale, et Jumala poeg Jeesus Kristus saavutas seda. Ja kui meie selle avastuse nüüd oma elus teeme, teate, see on nagu rakett tõuseb ülesse. Ma ei tea, seal ei ole lõhkelaengut tarvis, seal on pühavaimu väes läheb. Sest sinu elu läheb üles tõusmise väes taevasse. Ja sellesse paika on ju Jumal sind ja mind asetanud. Taevasse seisundisse Kristuses Jeesuses. Mõte mõni on minu käest ka küsin, ega sa juba taevas ei ela? Ma ütlen, ammu juba ela. Minelikku juttu ajab. Kuulge, aga kui sa näed Kristuse lõpetatud, kuidas teisiti saaks olla? Ise küsimus, kui sa seda lõpetatud ei näe, siis sa pead ju oma elu sisse rakendama sinna, et seda saavutada. Aga sa ei saa saavutada, hiljaks jäänud, maa jäänud. Kes ütles, aga rong on juba minema ka sõitnud ja raudpede rööpad üles võetud. Sa istud ikka seal raudtee perooni loodates, millal järgmine rong tuleb. Kõik on läinud, sest Jeesus Kristus on juba lõpule viinud. Kõik, mida lõpule andis viia. Et sul oleks midagigi liigutada veel selle juures, mis oli isa tahte täitmine. Ja sina ja mina, meie ei puutu enam kokku sellega ülesandega, mis anti teha Jeesusele. Sellega puutus 100% kokku Jumala poeg. Kogu patu süü kandmisest. Kogu needuse, kõik, mis oli inimkonna üle, haigused, pimedused, kuratlikud valed, kõik lõpetas ära Jeesus. Kas pole hea? Ja ta tegeles minu endaga ka juba selles mõistes, et ka mina surin juba seal koos Jeesusega. Mitte minu eest. See oli üks asi muidugi, et minu eest ka, aga mina surin koos tema. Halleluuja. Ja mis möödet sa nüüd teotustes või Jumala sõnas näed, pead sa ennast sinna sisse asetama, sest see kuulub sulle. Halleluuja. Teate, kui rõõmsad saavad olla Jumala lapsed, kui nad näevad armu. Halleluuja. Ja ta ütleb, ja me nägime tema seda ainusündinud poja au täis armu. Ja seda tõde, seda armu tõde või no ütleme armu ja tõde. Noh, jah. Või armutõde. Ja, see on see, arm räägib ju sellest, mida tema sinu ja minu eest on teinud, millel sulle ka mul ei ole juurde midagi lisada. Ära tehtud. Nüüd minu poolt on kink vaja vastu võtta. Halleluuja. Ja kuidas ma, isegi teate, päästed ka, ütle, mismoodi ma oskasin päästet vastu võtta. Ma ise mõtlen ka, väga imelik. Jumal tegi asja niivõrd põnevaks, huvitavaks, suhseks. Halleluuja. Noh, ma ei tea. Oota, keda ühte venda ma kuulsin. Ta väga huvitavalt tunnistas. Ütles, et ta oli omal ajal hipi. Ja noh, suits ambus, viinapudel käes. Talle tuldi rääkima Jeesusest. Võttis Jeesuse vastu. Ega tema ei saanud aru, et tuleks viin maha kallata ja suits ära visata. Tema ei teadnud sellest. Siis ta läks, nägi seal ühte haiget inimest. Ma ei tea, kas ta oli, mäletan, mis see oli. Oli ta mingi halvatu või mingi igatahes pikale ta oli seal, ütles, et ma ütlen sulle Jeesuse nimel tõuse ja ole terve. Mis siis, et ta viinapudel käes ja suits teist käes oli, läks ta juurde ja ta oli korraga terve, tõuses üles, oli kõik korras. Ja siis ta läks kogudusse ja koguduses proovis ka hakata tegema, aga siis pandi talle ülikond selga ja tehti tast viisakas inimene. Enam asjad ei tööta. Ütles, see oli mõistatus. Mis toimus vahepeal? Sealt püüdis korralikuks inimeseks saada ja täitis kõik, mis kirikus öeldi. Aga seda kirg enam sellisena ei olnud, mis tal ennem oli. Kui ta veel hipi oli. No saate aru, see on nagu rasked tunnistused sellised, et no mis toimus vahepeal. No just kui oleks midagi täitsa
ära keeratud. ta läks inimsüsteemi ja kontrolli alla. Aga eks see kirik ka ole ju selle maailma süsteem paljus. Seal täidetakse oma norme, tehakse oma korraldusi, seda teist ja kolmandat toimetatakse. Aga seda lapselikkust, mille Jumal päästes su sisse annab, et sul ei ole enam barjääre, kuidas seda mäge istutada sinna merne näiteks. Jumal ütleb, halleluuja, aga teeme ära kohe. On ju? Kohe istutame selle mäe teise kohta. Mis ükskõik, mis tee peal, mis kuratlik avaldus seal mäe või selle mäega nagu selle nime mõistega nüüd seotud on. Mis nime ta kannab? Sest Jeesuse nimi on suurem. Amen. Nii et halleluuja. Nüüd kui lapsed on vabad, siis kõik on halleluuja. Ma ei oska mitte midagi öelda. Sest see on tema poolt valmis pandud sinu ja minu tegutsemiseks. Me oleme loodud Jumala tegude esile tulemiseks, et me käiksime nendes, mida Jumal on enne meile valmistanud. No see Efesuse 2:10 mäletate on ju. Tema on ju need teod meie jaoks valmistanud. Kas meie pole tegija? Tema on tegija. Ta on meid pannud nende sees käima. Aga tema auavalduste all sünnivad need asjad, meie käigud, kuhu me läheme, kellega kohtume, mida me räägime. On ju? Tegelikult see on selline halleluja. Halleluja. Vahel nagu sa, kuidas ütleme, mõtled neid mõtteid ja siis mõtled, küll Jumal, sa oled ikka vapustav. Küll sa tahaks nagu sellest inimliku, lihaliku nägemise faktorist vabaneda. Lihtsalt vaimus lennata, on ju, kus kõik töötab ainult usuga, ainult usu, on ju. Ja midagi hakatakse formuleerima sul inimeste jaoks või inimestele meeldivaks, just kui kõik rikutakse ära. Ja no mismoodi sa seda asja selgitad või, vaata nüüd, kui sa oled kohtunud Jeesusega, siis sa oled kui tema, on ju. Nii nagu miks neid kristlastekski hakati alguses kutsuma, sellepärast nad nägid välja, nad tegutsesid täpselt nagu Kristus oli, tegutses ja välja nägi. Kas pole huvitav selline, väga lihtne on ju mõte iseenesest. Sa tahad olla nagu tema on, nüüd sa saad aru, tema elu ongi nüüd sinu uus elu, sul ei ole enam antud oma elu, ainult tema elu ongi, nüüd ei ela mina, nüüd elab ju tema. Ja kõik, mida ma elan ma usus Jumala pojasse. Ma käin ühes temaga või keegi arvab kõrvalt siis, et no siis sa saad ju hakata pattu tegema. Ei tee aga isuga pattu nii palju, kui sa tahad, kui sul see hirmus tung ja soov on. Ma ei tea, mis sa ikka oskad inimesele öelda. Kui sa ei ole päästetud, sa peaksid päästetud saama. Mõistate? Aga mina ei taha teha. Teadu sellepärast, et mind on vabaks teha. Kui sind on vabastatud patu meelevalla alt, no kuidas ma saan enam olla selle sees, kust Jumal on mu vabastanud? Kuidas ma saan näha nüüd liha tegu minu teona enam? Jumal tõi mind vaimu olemisse, vaimu õigeks mõistu on ju. Nüüd me elame vaimu uues olemises, nüüd kehtib eluvaimu korraldus. Ei ole enam liha korraldus, patu surma seadus, lõpetatud. Ära mõtle teemal patu ja surma seaduse all. See on lõpetatud, seda ei ole olemas. Sa mõtled vanast konstitutsioonist, ma ei tea, Nõukogude Eestis. See ei kehti enam. Eesti Vabariik on vahepeal tulnud. Uus leping on vahepeal tulnud. Jeesuse Kristuse veri on maksma vahepeal läinud. Kõik tuleb ümber mõelda, kõik tuleb ümber deklareerida. Kõik vanad asjad, mida ma ennem, ma ei tea, mis refleksist suust välja rääkisin, kõik suhu tagasi. Need sõnad tuleb suhu tagasi võtta, no ma ei tea, kuidas sa teed seda, aga tegelikult kõik, mis on valesti räägitud, mõistavad seda põhimõtet. Et see ei kuulu enam avaldamisele. Vahepeal on muutust üle käinud. Ja see, mida võimas, teate, kui võimas oli see, kui ikkagi uus ajastu, no ma ei tea, kuidas, miks Jeesuse sellest sünnist hakati aja arvamist arvama, aga no ei tea, aga tegelikult Jeesuse surm kehtestas tegelikult selle uue aja arvamise. Sest ainult tema veres kehtib uus leping. Ja päeval, mil see leping kinnitati, algas meie uus maailma ajastu. Ei midagi vanast, ei mitte midagi vanast. Kõik on uus. Mida sa tahaksid sinna juurde lisada või midagi muuta?
kõik on super, puper ja hüper. Lihtsalt see on nii äge, mida tema tegi. Parim, mis sai sündida, sündiski Jeesuse vere valamisega, Jeesuse surnust üles tõusmisega. Kes enne kuulis ja nägi taolisi asju, et keegi tõuseb surnust ülesse. Ja see, kes veel oli häbiplekiks ja hukkamõistuks ja teistele hirmutuseks ja mis iganes Jeesus, et ta pidas ennast juutide kuningaks ja kõik see, mida ta ennast arvas, sellepärast me öeldi, et ta ei ole tõe esindaja, ta ei ole tõe sees, temal on ainult surma väärt ja teiste, ütleme nagu, noh, ma kuulsin kord, öeldi ka, et see inimene tuleb kogudusest välja heita, no siis pärast küsiti, aga miks välja heita, et noh, ei ole ju nagu sellist süüd või põhjust, aga teistel hirmuks, äkki mõni mõtleb veel elada sellist eluviisi. Mõtled väga ime, kas see on siis selline organisatsioon, teiste hirmuks heidetakse välja, et kui keegi teine mõtleb veel, noh, see oli vaba abielu teemaga seotud selline küsimus, et kui mõni mõtleb veel elada, siis teistel hirmuks, et inimesed ei hakkaks mõtlema ka sinna poole. Hoopike, siis mõtled, oota, mida, mis toimub? See on lihtsalt, noh, kašmaar, see on lihtsalt ei suuda ette kujutada, miks inimese sees on nii keerulised mõttekäigud. Vaata, kui lihtne on, vaatle Jeesust, veri tuli, puhastas, pesi, ma olen täiesti uus, kõik on uus, tulgu sisse, sulelised, sarvilised, karvased, mis iganes, kes nad on, missugused nad välja näevad, tulgu millised tahes, kõik teeb Jeesus vabaks. Tantsupidu on kõigile, pulmad on valmistatud kõigile, on ju, laud on kaetud kõigile, kõik on arvatud väärt olema. Mis siis, et inimeste silmis on klassid ja rassid ja ma ei tea, need rikkad ja vaesed ja seisundid ja positsioonid. Mis siis? Jumala vaade on inimesele ühesugune, sa oled väärt arvatud. Temal ei ole vahe tegemisi, temal ei ole, sina oled ja tema ei ole, on ju. Või just paar päeva tagasi keegi õde, ma ei tea kellega, tulegi enam meelde, kellega ma seal rääkisin, pole tähtsust ka. Ta ütles, et meie koguduses õdedele küll võimalust ei anta üldse midagi jagada. Oota, ma mõtlesin, kus on seal piiblist ka mingit tõotus sulle näidata, et naised on kõrvale pandud ja mehed on siis erudeeritud või kuidagi vastu võetud või tunnustatud või kus kost piiblist sa näed uue lepingu ajal sellist asja? Tema ei osanud mulle ka öelda, aga no lihtsalt on niimoodi. Kus nad selle korjavad üles sellist asju? Aga jälle midagi vanast. Ja, nii mõtteviis, vana mõtteviis. See on nii kurb on seda vahel kuulata, keegi tuleb ja avaldab, aga püha vaim valati kõige leha peale. Meestele kui naistele, rikastele kui vastele, valgetele kui mustadele, kõigile valati püha vaim. Nad kõik on vaimu anni avaldajad. Nüüd küsimus on selles, kuidas edasi, kas antakse maad tegutseda, ei anta maad tegutseda, kui palju antakse. Teate, meil on põnev elu siin. Näeme igasugust. Kõiki asju ei oska nagu kokku viiagi. Miks harrastatakse teatud traditsioone, millel ei ole enam uue lepingu ajal mitte mingit pistmist? Miks avaldada neid? No täiesti selline natukene minu jaoks selline mõistatuslik, et tegelikult need asjad tuleks need asjad lihtsalt välja praakida või välja oma elust visata. Tegelikult Jumala teenistus, kui sa niimoodi mõtled, oled sina ise. See, kes sa oledki Jumala teenistus. Sa ei teosta seda, sa ise oled see. Jumal ütles, mina olen. Mõistame, mina olen. On sinu läkitaja. Arva ise edasi, kes see mina olen on. Nüüd see mina olen Kristuse isikus ongi sina oled. Mina olen. On ju lihtne matemaatika. Kui ta ütleb selle hauhiilguse lootust, mida kõik igatsevad ootavad, siis ta ütleb, see on Kristus teie sees. Kelle avalikustamist kõik igatsevad ootavad ja nälgivad selle järele. Kogu loodu igatseb, on ju, et näha, kes on Kristus ja see oled sina.
halleluuja. Ma ei tea, kas see on palju ära närida või on see väga lihtne lihtsalt halleluuja. Halleluja. Kas see on sinu elus hingamine või on see aju tragistamine? Kuidas? Vaat seda kõike rämps on nii palju vahel ees, kui räägitakse head taevast sõnumit, siis see rämps tuleb ja just kui hakkab kõike takistama selle hea esile tulemist. Oled vahel kogenud? Kui öeldakse, Jumal on hea, no paljud ütlevad, Jumal on hea, järgmine lause on, et Jumal ei ole hea. Aga no mis siis? Vähemalt nad suudavad seda öelda, et Jumal on hea, on ju. Aga kas kõiges on Jumal hea? On ju, mis olukorras ta on hea? Kui mina ei ole hea, kas siis Jumal on ikkagi hea või? No vaata, need on asjad, mis tulevad ära lahendada. Mõnel jooksevad ajud, kohe jooksevad lühisesse, enam edasi ei suuda, sest vana leping sõitis sisse. On ju. Või jah, saab liiga tugeva laengu, korgid löövad välja, lihtsalt ütleb edasi ei suudaks mõelda, on ju. See on, olete kogenud oma elus ka. Ma tean ükskord, kui ma ise lihtsalt unes olin, unes nägin ühte nägemust. Ma tean isegi unes olles, kuidas minu sees algas lahing. Tähendab, kui ma nägin Jeesust, et minna Jeesusega kohtuma, mul tuli kõik meelde, mis koguduses oli räägitud. Viimsel päevil tuleb palju eksitajaid, kes Kristuse nime all tulevad, ütlevad, need on need ja teevad seesuguseid asju, toovad isegi tule taevast alla ja ta. Umbes, et ära vaatagi Jeesuse poole. Teate, mismoodi ma mõtlesin, see on õudus. Või täna öeldakse nende kohta, et see jeeris või kuidas, mis eesti keeles on see valeõpetus? Hereesia, jah, eesti keeles. Jah, et ütlevad selle kohta, et see on hereesia, sealt tuleb eemale hoida. Siis jälle hakkad mõtlema, oota, mis seal see hereesia on? Kui sa niimoodi hakkad mõtlema, Jeesusest räägitakse. Jeesus on armastus. See on hereesia või? Oot. Ühes võtmes ta on armastus, järgmise hetkes ta ei ole armastus. No ma ütleks, see pigem on hereesia. Siis ta ei ole eila, täna ja igavesti see sama Jeesus. Siis ta ei ole see. Mõistad ise, vaata need asjad meie sees me peame ise ära lahendama. Et kas ta on uus leping või on ta poolenisti vanaga segamini või seotud või see armu ja käsu, miks kokku keedetud see suune, et nüüd oleks ta kõigile söödav ja kõlbulik. No parim enne ammu läbi juba. Ta ei saa kõlblik enam olla, kuulge. Aeg sai läbi. Oli aeg, kui ta oli kõlbulik veel, on ju, sest ta oli liha tasandile. Aga kui tuli vaimuleping, siis me kõik oleme ju vaimulapsed, on ju. Me oleme kõik taevasse sünni ja päritoluga. Ja nüüd maksab vaid see, mida taevas on teinud. Ei maksa, mida sina ja mina teeme. Meie kuuletume vaid taevale ja liigume selle sees. Nii et halleluuja, elu on nüüd. Vau. Nii et kõike, mis selles tõelises esile täna tuleb, ma ei tea, ma ütlen sellel uuel lepingul, sellel puuduvad sõnad, et seda kirjeldada. Uus leping ongi see, mida tegelikult sina ja mina peaksime läbi elama. Vaata, see on see, mis kinnistub meie sees. Sellepärast ütleb, vend ei õpeta selles enam venna. Ei no tore on jagada ka vennaga, on ju. Aga ilmutus peab ikkagi vaimust tulema. Vend võib vennaga jagada ja õde võib õega jagada, pole vahet. Aga ilmutuse peab andma Jumal. Ja vaata see mõni sõna, vaata see nii huvitav, olete niimoodi Jumala sõnas, kui te uurite sõna ja loete sõna ja tegelete, on ju, vaatagi huvitavalt, mingi sõna piiblist püüab sind kinni. Nagu võtab su vangi või heas mõttes, mitte halvas mõttes. Sa oled alati vaba ka sellest, mis iganes minema ja kõike olema. Aga see sõna võtab sind üle. Ehk teisisõnu, see sama, mida tema räägib, saab lihaks sinu sees. Ja siis vahel mõtled, ma ei saa ka aru, mis praegu minuga sünnib. Aga sõna teeb oma tööd su sees. Ja vaata, see näitab nüüd, kuidas Jumala vaim meie sees ja meie läbi on tegev tuua esile nüüd oma eesmärke. Aga kuidas ta teeb? Seda on nagu raske mõista. Ja vaata, kui need nii lihtsad tõotused, mis ta ütleb, mina ei hülga sind kunagi ega jäta sind maha.
siis mõtled, oota, aga mida inimene saaks teha, et Jumal hülgaks või Jumal jätaks maha. Kui Jumal ütleb, mitte iia, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Ta ei saa teha. No tema vaimu lapsena, üks vaim. No tänu Jumalale, kui me aru saame. Ta ei saa ise ennast hüljata. Siis oleks loogiline see. See oleks asjad pahupidi kõik siis. Siis oleks Jumala kuningriik nagu nii-öelda riius iseendaga või kuidas me ütleme asja kohta. Aga ta ei ole riius iseendaga. Kui püha vaim midagi kinnitab, siis ta saab vaid kinnitada enda asja meie sees. Ta ei kinnita saatanlikku meie sees. Halleluuja. Nii et kõike, mida Jumal teeb, teeb ta alati hästi. Nii et me oleme siis Jumalale selleks elavaks, pühaks ja meelepäraseks teenistuseks, kelle sees toimub tema teenistus. Ja kui Taavet ütles selle kohta, et ta alati tahab mõtiskleda ja imetleda Jumala teenistuse armsust ja tähele panna, kui imeline on see, mida Jumal teeb. Ta tahtis alati seal Jumala telgis viibida ja seda vaadelda. Kujutat ette, nüüd me ise oleme Jumala telk. Ja nüüd me ka kõrvalt vaatame, mida Jumal meist teeb. Kuidas ta rõõmustab meid. Halleluja. Ta oma enda, võtta, seal ei ole mitte see, et see oleks minu rõõm. See on ju tema rõõm minu sees, mille kohta ta ise ütleb, see peab täiuslikuks saama. Täis saama või täielik olema, on ju see rõõm, mis tegelikult on ju tema rõõm minu sees, tema elu minu sees. Ja ta ütles igale lapsele, tegelikult tuleb ju elu ja seda ülikülluses. Selleks on ju Jeesus tulnud. Tuua esile elu ja seda ülirohkuses. Halleluja. Teate, kui hea see on? Selle hinna maksis tema, seda hinda ei maksa meie. Tegelikult ükskõik mis ohvrid inimesed ka kunagi on toonud, mitte midagi inimesed ei ole toonud seda Jumalale. Seda on huvitav mõelda. Nime all toodi kõik Jumalale, kõik ohverdati Jumalale. Aga inimesed pidid tooma eneste eest, eneste pärast, eneste jaoks tuli tuua ohver. Jumal ei vaja ohvrit. Jumal on kõik olemas. Jumal tarvis. Mõtle loogiliselt, on ju. Miks talle tarvis tuua ohvrit? Aga inimesed selle vana lepingu mõttekäiku püüavad nagu kanda. Ja nagu Jumal vajaks. Ta ei vaja. Halleluja, ta saab ilma meietega hakkama. Aga ta on arvanud heaks, et võtta meid ja avaldada meid siis ennast. See on tema elu avaldus. Nii et need on kõik sellised plahvatused, teatud sellised plahvatused meie sees. Et kui me elame uue lepingu ajastul, siis me ei saa seal kasutada vana lepingu meetodeid. No mõista, no ei saa. Kui tahad ka, aga ei saa. Ta ei tööta enam lihtsalt. Meetod, vana lepingu meetodid ongi tegelikult sellest maailma vaimust lähtuvad asjad. Nii et midagi saavutada, mul ei ole võimalik enam saavutada, mul tuleb tunda teda, kes juba kõik saavutas. Nii et kokkuvõte, kas Jeesus on kõik su elu jaoks või ta ei ole tähendus sinu elu jaoks? Ma arvan, et see oli organiseeritud ka, et seda vana testamenti külvab üle maa, seda judaismi. See oli organiseeritud, et inimesi nagu kontrollida hirmu kaudu. No jah. See on kõik inimlik organiseerimine. Jah, eks see on kuulub natukene, et selle see religioosse vaimu taga on tegelikult üks kontrollivaim, kes tahab kõike kontrollida ja hoida inimesi enda nagu sellises lähtes. Et mida iganes ta ütleb, seda inimesed täidavad. Olete täheldanud vahel, kui ma ei tea, kogemusi näinud, kuulnud, kuidas inimesed tunnistavad, et kogudus, kus ta on, nad peavad täitma pastori visiooni. Kogu kogudus täidab pastori visiooni, sest kellel üldse Jumalalt visioon on pastoril. Ja siis, kui tuleb midagi täita, tuleb täita pastori visiooni. Olete kuulnud sellise ideaalsi? Aga Jumala sõnast sa ei loe sellist asja välja. Mõistate? Ja vaata, siin ongi need asjad, mis nüüd tulevad nagu mängu. Ma pean saama ausaks Jumala ees. Igal Jumala laps on juhitud Jumala vaimust. Pastor ei ole mitte millegi poolest erinev mingist teisest Jumala lapsest. Tal on erinev teenistus antud Jumala ees.
aga ta ei ole eriline millegi poolest, et Jumal tema kaudu räägib ja teise kaudu ei räägiks. Uue lepingu ajal ei ole Jumala lapsel enam vahet. Kõigi meie sees elab püha vaim ja kõiki meid isiklikult juhib Jumala vaim. Kõik tema lambad kuulevad tema häält. Kujutad ette, näiteks pastor, kellel on nimi Karjane, on ju, millest ütleb Haljale Asale, seal Taaveti laul 23 on ju, teate seda Hea Karjase laulu või kuidas ta selle hingamisveele juhib ja pastor peaks viima rahvast. Ei, aga ma ütlen, pastor on täpselt samasugune lammas nagu iga teine lammas. Arvame teistmoodi või? Vajab püha vaimu. Iga prohvet, iga apostel on samasugune lammas. Iga evangelist ja ole Karjane või kes tahes on ka lammas. Meil on üks Karjane. Hea Karjane. Aga maa peal mängitakse teist Karjase mängu või teist Karjase sellist süsteemi. Aga see läheb nagu selle maailma vaimu sellises rütmis kulgeb see. Sest meil on oma programm, meil on oma plaanid, 5 aastaku plaanid olid vanasti, ma ei tea, mitme aastaku nüüd on. Tuleb öelda välja, mitu inimest sa tahad järgmine aasta ära päästa ja mis sa siis tahad teha ja mis sa siis korda tahad saada. Meil on kõik plaanid, kõik on plaanis. Järgmine küsimus, mida Jumala vaim teeb? Vaata, need on vahel küsimused, et kas meie käime nagu oma sammu ja tema käib oma sammu või kuidas me liigume siis suhtes temaga. Mida vahel nii mõtlema panevad küsimused asjast, millest Jumal pole üldse meile midagi rääkinud. See pettus vale mõtteviis on lahutanud neid või hoiab eraldi, siis tegelikult üks olema isaga. Üks vend ütles ka kord sellise mõtte, pani mulle, minu sees käis kohe vuhti nagu mingisugune lainetus käis must läbi kohe. Kui ma kuulsin, kuidas see üks vend ütles, kuidas issand teda kõnetas ja ütles talle niimoodi, miks sina põgened minu juurest ära minu teenimisse või mulle tegemisse, et päästma inimesi, seda korraldama, nagu et sul oleks mulle midagi ette näidata, aga minuga koos sa aega veeta ei taha. Kas pole vahel raputas või sellist mõtet appi, mis toimub? Tema lähedal olust, tema osadusest põgenen ma talle, teda teenima just kui nendes, milles inimesed tegelevad, on ju. Päästma teisi, kuulutame evangeeliumi, tervendama haigeid ja siis ma mõtlen, vaat nüüd ma sain Jumalale millegiga kasuks olla. No kasuks me oleme kogu aeg teatud mõttes. Aga Jumal vajab meiega kontakti, seda olemist, sest Jumalas maksab olemine ja veel kord olemine ja mitte tegemine. Tegemine on tagajärg olemisele. Vaat kui sellel ei ole seda õiget järjekorda ja kui meid igat üht kogudusest tuntakse vastavalt, mida keegi teeb, siis me elame Vanas Testamendis. Nii ongi, Jälle tegude põhine Kristus. Kõik elavadki Vanas Testamendis. No siis ma ütlengi, vahel ongi, tekib see küsimus, mis siin üldse uuest on? Mina küll ei ela. Ei mõtled, kui kokku saad inimestega räägid ja siis mõtled, kas meil on uus leping täna või on vana? On ju? Aga meie elame ju uues. Kristus maksis kõik. Ja minu poolt on talle ainult kummardus, jumaldus, au andmine. Tegija on tema, au saab tema. Kui on liikumine, on tema liikumine. Ei räägi me ühestki inimese liikumisest. Tähtede aeg on läbi. Üks vend ütles kunagi nii vahvalt. Sirvilõikuse aeg on läbi, on avanud kombainilõikuse aeg. Püha vaim on kõige liha peal. Lõikab kõike. Okei, ei ole enam need üksiktegijad, üks siin ja teine kuskil seal. Kõikides Jumala lastes avaldub püha vaimu avaldus. See on Jumala vaimu and. Ja ära arva, et sa ei ole väärt või sa ei ole, mis iganes. Ma ei taha sellest negatiivses võtmes rääkida, ma räägin, et sa oled. Sa oled Jumala poeg, sa oled tõotuste pärija, sa oled Jumala poolt vastu võetud ja siin ei tohi kuulata ühtegi inimest, mida keegi arvab. Või nagu täna see, kui ma kuulasin seda Helena ütles, kui tal poeg haigeks jäi, siis väike poeg oli vist 2-aastane tol ajal ja siis kui ta läks sinna haiglasse viidi, sinna mis ta on siis sinna reanimatsiooni või sinna, kus sinna hingamisaparaatide alla,
siis koguduses talle öeldi, nüüd õde, sa pead tunnistama kõik oma patud ülesse, millega sa oled tegelenud, et su pojaga selline asi juhtus. Ma mõtlen, isegi maailm ka ei ole nii pimedusega löödud. Sa ei oska enam mitte midagi öelda. Mis toimub? Ja need on kristlased, kes on juba 4-50 aastat usuteed käinud, kes peaksid olema eluvalgus kõigile teistele, näitama juhatama teed Kristuse juurde ja esindavad kuradit. No täiesti võtab sõnatuks. Aga tänu Jumalale parem hilja kui mitte kunagi. On ju? Et minna lihtsalt. Ja siis Jumal ütles talle väga ilusti. Ja sinu aeg on saanud täis ja nüüd tuleb sinul liikuda selle uue nägemise sisse paika, kus mina tegutsen. Nii et sa pead tundma saama ka, mis seal pool sünnib. See ei ole mitte halb, et me neid asju teame. Aga ma ei tohi sealt mitte midagi üles korjata. Ma pean nendele kõigile kuulutama kadu. Sest ei ole enam teenepõhine, ei ole enam hea või halb. Küsimus on, kas on Kristus või ei ole Kristus. On ju? Kas on tema elu esile tuleb või see ei ole seda. No, kas on uus või vana, no jah, kas on arm või on käsk, kas on pimedus või valgus. Need on kõik sellised, kogu aeg on see kahe vahel on ju. Vaata, kui sa piiblis vaatad ka neid Iisak ja Iismael ja Marte ja Maaria ja kui sa neid lugusid tähele paned, need kogu aeg kaks mängivad nagu seal. Üks toob esile on ju Jumala armu, teine toob esile käsuseadus on ju, mis on ka püha, õige ja hea on ju. Ja kogu aeg asetatakse sinna nagu selle kahe tule vahele, kumma pool sa oled, on ju. Või nii nagu see Mart ütleb jah, et kas üldse ei hooli, et mina pean üksi toimetama ja see minu õde istub su jalge ees ja ainult kuulab sind. Sa üldse Jeesus ei hooli. Tähendab, Jeesus, sa oled ju süüdi sellest, saad aru. Sina korraldasid selle korra tagasi. Muidugi. Mäletate, kui Eeva ütleb, Jumal, vaata see naine, kelle sa mulle andsid, vaata see. Jumal, sina oled ju süüdi, kas sa ei saa aru? Kas pole jama ikka, mis välja tuleb? Mõtled, täielik sõkris segadus. Kuule, Jumal on süüdi, nüüd Jeesus on süüdi. Jeesus üldse ei hooli millegist, on ju. Ja ei näe üldse, kuidas mina pean toimetama siin. No kes sul käsib toimetada seal? Ise mõtles välja. Tekitad endale programmi ja siis veel nõuad ka takka otsa pärast. Ja mind üldse ei aidata siin. Nüüd ma olen aru lage teadne selline. See ongi see, et fookus ei olnud tal Jeesus. Küsimus on Jeesuses. Alati me tuleme selle ühe asja juurde välja. Kui on aeg kuulata, siis kuula. On ju. Siis ei ole aeg muud asju teha või muude asjadega tegeleda. On nendeks asjadeks aeg ja on teisteks asjadeks aeg. Aga kui Jeesus on nii-öelda seal majas, siis tuleb teda kuulata. Või see, mis iganes vaatad seal seda kalasaaki, kuidas see jüngrid saavad selle tohutu kalasaagi ja siis ka Peetruse esimene reaktsioon on, et näeb ennast kohe. Appi, mis toimub. Ma saan aru, see on vanalepingu aeg ja nad ei ole seal uuesti sündinud ega midagi, aga kohe see kutsub ühe pöördumise esile, sest sa näed Jumala armu. Jumala armu. Sest iga kord, kui sa armu näed, vaadake, see vist on see Peetruse või see Roma, kas see oli 2.4, kus ta ütleb, eks tema arm või see heldus pane ju neid meelt parandama, aga ma pean nägema teda kõige pealt. Kohe ma paranen. Pigem see on tema arm ikka. Jah, arm. See ongi tegelikult tema arm. Nähes Jumala armu, ma paranen. Või üks juhataja, kes see oli, see Joosep Prints, kes ütles kohta nii vahvalt, et kui meie näeme Jumala armu, näeb Jumal meie usku. Aga võtta, see on loogiline ka niimoodi, sellepärast, et kõigepealt Jumal ilmutab meile iseennast. On ju, nähes teda saab muutus aset leida minu sees. Tagajärg on muutus, eesmärk ei ole muutus. Ma siin enne mainisin, et seal mul üks töökaaslane rääkisime seal nagu Jumalast ühte teist ja siis tema hakkas huvi tundma nendest inglitest, kuidas inglit omakasuks tööle panna. Inimene on geniaalne. Jumal on teeniad vaimud, aga nüüd tuleb nendega nagu tutvust saada või tutvust luua ja ta tahtis seda mingite nimesid teada, et kuidas nendega hakata toimima.
ta on kuulnud asjadest, mida inimesed teevad. Seda teevad, jah, inimesed. Aga inimene võib päästele ka tulla. No, ta ei olnud küll päästetud, aga ta vähemalt juba teadis midagi inglitest, oli kuulnud ja uurinud ja noh, siin ja seal kirikust juba tutvust teid mõnedega, et rohkem infot kätte saada, aga algab asi Jeesusest. Ta läks fookus inglid. Jah, sest et inglid on ju teenijad vaimud, läkitatud ju nende pärast, kes on määratud õnnistust pärima. Jälle seotud Jeesusega. Pole Jeesust, aga mis siis inglitest rääkida? Need asjad ei ole nagu kooskõlas, on ju. Aga inimene oma loomult on nagu selline, noh, kasuahne või selline. Kümme küüst enda poole, et tahab kogu aeg osutada, aga mis ma sellest saan, kui kasulik see mulle on. Peseb kätt põhimõte, et mis kasu mul kohe, kas mul on ka kasud sees sellest, kui ma näiteks kristlaseks saan. Ta teeb ennem maakuulamist või luuret, nagu need 12 maakuulajat. Tuleb aru saada, kui hea see maa on ju. Jumal ilmutab kõigepealt maavilju, näitab, kui hea maa on, sinna tasub minna. Ja kujutate ette, need 2, Kaalep ja Joosua ütleb, nad on ju meie lõunasöögiks seal kõik ju määratud. Parajaks toidulauaks. Teised ütlevad, ei, nendest me jagu ei saa. No nüüd küsimus, mis toitu keegi sõi? Kas hiiglased on sinu toidulaud? Jumal on ju kutsunud meid hiiglasi sööma. Kas pole hea uudis? Nad on meile ju parajaks palaks. Aga hiiglased tahavad meile hirmunahka ajada tavaliselt, sest me vaatame nende välimust ja me ei tunne Kristust sisemiselt. On ju? Kes on minu isa? On ju? Et ma olen nüüd tema poeg, tema läkitatud, tema armastatud. Ja no pane siis Taavet ja Koljat võitlema, on ju. Jumala armastatu ja hüljatu hakkavad omavahel võitlema. No aga mis sans see on hüljatul? Koljate nimi on ju hüljatu. Aga nüüd hüljatu ja armastatu, no fakt on ju see, kes on võitja. Võbra see vanas testamendis reaalsus nagu see, noh, päris sündmusena võbra see ei olnudki. See on lihtsalt kirjutatud. No jah, ei tea, aga see... Ei olnud, sest tegelikult paljud lood on ju kirjutatud ju. Keegi ei saa tõestada tegelikult, et Koljat oli. Võimalik ei ole, aga väidetavalt olid sellised hiiglased küll olemas ja kõik need asjad on väidetavalt olnud olemas ja need asjad on nagu aset leidnud küll kunagi kirja pandud. See on esialgu teooria tegelikult kõik. No aga praegu luukeresid leitud. Jah, luukered ja need on tõestuse materjalid. Ja isegi on leitud 20 meetri pikkuste inimeste luukeres. Sest tegelikult, kui sa vaatad veeuputuse arheoloogia on ka täitsa segaduses sellega. Kui sa vaatad veeuputus, siis tegelikult see on ka väga huvitav, et noh... Veeuputus saadetigi nende pärast. Inimsoo päästmise pärast. Kuidas siis peale veeuputus siis jäi? Olid jälle. Ei, no kuidas see saab sinna loogikat? Ei, aga on öeldud ju need jumala pojad tulid ja... Ei, need olid enne veeuputust. Enne veeuputust, aga ma küsin, aga mis ei võinud olla, pärast seda ei võinud olla? No see minu versioon asjast, ma ei tea. Kust nad tulid? Kui veeuputus kõik ära uputas, siis kuidas nad sai uuesti tulla? No jah, väga raske on seda öelda. Palju inimeste kirjutatud. Ei ole... Info puudub selle kohta, ütleme. Ei, siin ei ole loogikat enam. Seda asja peab nägema loogiliselt. Seda on raske väita. Ei saa üht ega teist. Samas vaata neid, kes need e-postis on, vaata suured kangelased. Väga palju on need võivad olla Kalevala ja Kalevipoed. Arvatakse, et need e-postid olid need vanad kangelased, kes olid hästi suured mehed, kellest on tehtud need suured jutud. Aga kui fotomaterjali on ka aastast siin 1800 veel, eks ole, ja seal on aasta 1800 on meil kuule, kui mitme meetri pikkused inimesed pildid. Ja 3-4 meetri pikkused isegi, jah. Need olid väiksed mehed, 3-4 meetrit, aga suksed 20 ja üle selle, need olid juba ikka päris, noh jah, ja loe Enoki raamatut, noh. Aga imelik näiteks, Enok jah, seda küll, aga näiteks kui niimoodi võtta, seal räägib ikka väga pikkadest inimestest Enoki raamatus. Ja sellepärast, kui Jeesus uskus Enoki raamatut, kuidas siis meie ei peaks uskuma? Need on mõtlema panevad kohad, et miks ei ole Enoki raamat tulnud üldse piiblisse, kui Jeesus tsiteerib seda.
inimesed otsustasid välja, et vaata need, kui juutide kätte läksid käsikirjad kõik. No seal Konstantinuse seal üle, mis ta oli 324 aasta või kuskil selle kanti, kui nad seal Nikaia kiriku kogul otsustasid ju neid asju. Millised raamatud tulevad piiblisse, mis ei tule ja seal kuskil näiteks kõik need seal kas 5. või 6. kiriku kogul otsustati selle Maarja kummardamine, kõik mis sisse tuleb seada, millega tulevad inimesed köita või noh. Saab meerini tõmmata. Need asjad kõik pandi niimoodi paika. Ma ei tea, minu jaoks mäetaks need kõik sinna paika. Kõik need... Meil on täna uus. Jah, meil maksab vaid see, mida on esile toonud Jeesus. Mida Jeesus on kehtestanud on maksed. Kõik see, mis on need kirikukogud ja ma ei tea, noh, ja olgu ka head need usutunnistused, mäetaks need asjad ka sinna paika. Meil tuleb tunnistada Kristust. Just. Halleluuja. Kristuse tunnistus on eluvaim, on ju. See on see, mis toob esile Kristuse. Miks meil üldse muud tunnistust peaks olema, on ju. Kui niimoodi võtta, väga lihtsal kujul. Aga noh, kirikul on omad tunnistused ja omad sellised, no las olla, see on nagu kiriku traditsioonid ja kannavad neid ja on nendega. Aga meil kui poegadena tuleb tunnistada oma isa. Vähemalt on ju, ma jah, nagu meil täna oli jutuks seal, et kui sa isa ei tunnista, siis sa ei ole ülevalt sündinud. No nii küll asjad ei käi. Me vahel ei oska tunnistada, meil vahel ei ole aru saamist sellest, kes on meie Jumal. Sest nii palju, kui on inimesi, on erinevaid Jumala tundmisi. Olete minuga päri või mitte, aga kahest tahtmata see nägemine. Lähtuvalt, mida sa oled oma isast kogenud, sellisena sa teda tunned. Ja mida rohkem sul on suhet ja osadust isaga, seda lähedasemalt sa teda tunned. Mida rohkem Jumala sõna on istutatud sinusse, seda suurem ja avaram on tegelikult pinnas ja elu, kus kohas sees sa asud. On ju? Mida rohkem sa Jumala häält oled kuulnud, seda rohkem Jumal on nagu sellele puule saanud neid oksi ja kõiki neid vilju ja kõike istutada ja juurde lisada. On ju? Mida rohkem sa taga aega veedad, piltlikult on ju. Küll, et see ei ole teenepõhine. See on lihtsalt, kuidas sa temast kasvad, oled. Jah, kasvamine. Suhe. Kasvamine ei ole ka seotud sellega, noh, muidugi on hea, kui sa parimat toitu saad ja noh, kõik on parim, on ju. Jumalas ongi kõik parim. Teistpidi see ei saagi olla. Aga Jumalas ta on alati olemise lähtega. Ta ei ole teene lähtega. Et üks on tubli, teine ei ole. Üks on armastuses ei ole. Jah, kuidas me täna seal rääkisimegi, et vahel nagu öeldakse ka, aga sul on iseloomu. Näe, sina oled võib-olla mingist näiteks alkoholist vaba või suitsust vaba. Sul on iseloomu, mul ei ole iseloomu. On ju. Tegelikult on, aga mul on Jumal, sul ei ole Jumalat. Olete möönud neid asju. Maailmas visatakse kohe ette, sul on tugev iseloom. Tähendab, sa oled esivanematelt jälle lihas midagi pärinud. Jumala vägi on määraja täna. See, mis üles tõusmise vägi on korraldatud. Eluvaimu korraldus määrab. Nii et eluvaimus on täna tegev. Mitte meie saavutus ei ole täna tegev. Tänu Jumalale. Siin muidu me anname ainult au inimestele. Tubli iseloom, hea iseloom. Või kusagil olin kristlaste keskel, siis öeldi ka mulle, et no ja sa oled ju sellepärast, et su vanemad olid sellised. Mis vanemad siia puutuvad? Ma sündisin ju Jumalast. Aga kristlased mõtlevad ka niimoodi. Täiesti huvitav. Kas me pole siis Jumalast sündinud, armsad? Me tunneme igas Jumala lapses nii palju, kui meid on, tunneme ju Jumalat erineva külje pealt. Sest iga üks elab ju omas suhtes Jumalaga. Meil ei ole ühine suhe, kuidaski sellist, jah, issanda lauast ja niimoodi oleme osa ja nagu sellisest ühisihust ühes olemises. Aga ometi me elame iga üks omas paigas, omas kohas ja suhtes Jumalaga. Isiklikus kontaktis. Jah. Ma ei saa omada sinu Jumalat. Mõistad? Aga kui sinu Jumal on ennast mulle ilmutanud, siis ma saan, jah. Aga ma jälle oman selle koha pealt, kelleks mina kutsutud teos olen.
vaim on üks. me ei saa tõmmata seda üht möödulatti kõigi peale. Halleluuja, alati laseme kõik vabaks, arm on teinud, kõik vabaks laskma. Kõigile andnud adjöö minna ja ole see, kelleks sa oled sündinud. Ära proovi olla see, kes sa ei ole. Need on nagu näitlejaks lähed õppima. Sind õpetatakse teise inimese elu elama. Ma mõtlen, et see on kohutav elu tegelikult. Näitlemiselu, olete mõelnud. Ja siis, kui inimesed, need näitlejad ise ütlevad, keegi ütles, et kui ta on ühe rolli selgeks õppinud, siis nädal aega ta elab selle inimisiksuse sees, et sealt välja pääseda. See hakkab psüühika. Psüühika peal mängib see asi, jah, täpselt. Nii et nädal aega peale seda näidendit, kui ta on selle selgeks õppinud, ta ütles kogu aeg see näidend on tal peas, sest ta peab samastuma selle inimese isiksusega. Aga me räägime täna Kristusest, armsad, isa armastusest, kellega me oleme samastunud. Me räägime näitlejast, õppida mingisugune, ma ei tea, kelle roll selgeks ja selle rolli hakata mängima ja siis mõelda nagu tema ja rääkida nagu tema ja olla nagu tema ja kõik võtta nagu tema möödmed endale. Sina oled sina ise, kes sa oled Kristuses. See on nii naturaalne. Mitte keegi ei saa seda õppida, kui me õpime seda ainult vaimu suhtega, isaga koos olemises. Halleluuja, isa armastuse embuses olemisest. Ja teate, me elame oma elus esile seda, kuidas me Jeesust oma elus oleme kogenud. Me ei saa teistsugust Jeesust esile tuua. Ainult seda, kus me oleme elanud, kus me oleme kasvanud, kuidas me oleme kogenud teda. Ainult saame avaldada teda sellisena. Just, kes tema meis on. Jah, õpitud Jeesust me ei avalda, teate. See, ma ei tea, õpid ka seal nädal aega selle rolli selgeks ja siis on kadunud. Aga need kogemused, mis sa saad, ütleme, unenäos, nägemuses, issandaga koos olles, tema häält kuuldes, mis kuuldes kas kirikus, kus sa käid osaduses, koduosadustes, kus iganes, on ju, sa kuuled teda. Aga need on niisugused, vau, kas nii lihtne asi ongi pärast küsib? Kõnetab su vaimu vaata. Jah, ja ta nii lihtsal viisil ütleb, nii lihtsal viisil räägib. Noh, ma saan aru küll, et vahel öeldakse, et noh, ma sain Jumalalt prohvetliku sõna ja see kõlab vahel nimelikult, et vaata, keegi prohvetlik inimene tuleb, ütleb sulle, Jeesus Kristus armastab sind. Aga sa oleks võid seda ju 20 aastat tagasi, kui sa päästetud said, loe piiblist seda. Aga vaata, unustad ära vahel. Nüüd Jumal saadab sulle ühe prohvetliku inimese ja tuletab sulle meelde. Jumal armastab sind. Loe piiblist ka seda, siin on ju ka see juba kirjas, keegi ei pea sul seda ütlema, on ju tegelikult, on ju, aga see on nii huvitav, aga me võib-olla kas siis ei loe piiblit või on mingid olukorrad olnud ja me oleme pilgu viinud Jeesuselt ära ja nüüd Jumal, jah, fookus läheb ära ja nüüd Jumal saadab kellegi minu juurde ja keegi ütleb, Jumal armastab sind. Küll on vahva. Jumalal on abivahendeid palju. Suid palju. Iga inimese suu, tegelikult päästetud inimese suu on Jumala käes kasutatav. Mitte ainult päästetute ka, aga no, päästetu puhul on 100% tegelikult peab see potentsiaal olema. Aga ka mitte päästetud inimesed on ka Jumala suud. Endale teadmata. Jumal kasutab neid. Väga huvitav. Ei saa öelda, et Jumal vahest näeme rohkem armu kui nende käsumees. Täpselt. Ja nende tegude läbi samamoodi. Nad ei tea, et nad on Jumala käes kasutatav. Ja, aga see nii elu on kord, sest tegelikult kogu inimkond on ju täna päästetud. Tegelikult on risti läbi. Rist on kehtima pandud kogu inimsoojaks. Ainult paljud ei ole seda veel tunnistanud enda omaks. Kõik on tunnistamise küsimus. Jah, ongi. Ilmutus. Nii paljud, kui kes teda vastu võtsid, tunnistasid oma elu issandaks, said meelevalla olla need, keda nüüd rist teostas selle. Aga kõigile kuulub. Nii et üks pole parem teisest täna. Pole päästetud, mitte päästmata. Kõigi jaoks on arm. Kas pole vägev soosija? Halleluja. Ma ei tea, miks inimesed küsivad, no aga kas sa tahad öelda, et Stalin ka taevasse sai, Hitler ka taevasse? Kõik sai muidu.
aga mis siis? Üks ütles, et no siis mina küll taeva ei lähe, kui need seal ees on. No mida asja? Kas sa üldse Jeesus tunned? Kas sa Jumala armastust tunned? Kui nad seal on, siis mina küll sinna ei sobi. Milline armastus? Kuhu sa siis ennast paned? Isi armastus nii sügav. Ületab kõik. Ja ei, vaata siin meie ei tohiks selle koha peal saada. Suu kinni. Sest Jeesuse ohver on nii suur ohver. Ta armastus on nii suur. Vaadake, siin vaikivad kõik inimsuud. Arm on see, et mina leian ennast sealt. Ma olen juba leidnud, aga ma ei tea, kuidas kellegi teisega. Ma juba elan. Aga kui mõni veel ei ela, siis ta võib leida ennast ka taevast. Selle läbi, et su tunnistus on selles, seal sina oled. Keegi elab põrgus, sellepärast, et ta tunnistus on põrgus. Nii on, ta usub. Vot täpselt ongi. Ja kuulutab põrgut. Ja mida sa kuulutad, selle sees sa elad. Nii rumal värk tegelikult, mida nagu ei tahaks, et see nii oleks. Ühes mõttes on negatiivse poole pealt. Positiivne on ju hea. Ja sellepärast mõnigi ütleb, et mis sa räägid ju ennast nagu taevasse. Aga ma elan seal, miks ma ei peaks rääkima? Taevas tahab välja tulla mees. Tahab välja tulla. Just. Need sinna saada. Seal me juba olen. Aga välja ta peab saama meie sees. Sest kogu rikkus on ju meis. Kas pole huvitav? Me just seal ühe õega rääkisime nagu nendest, ma tegelen mesilastega ja ta küsis ka, et kas 20 kraadi ei tee nendele liiga. Või külmakraadid. Ma ütlesin, ei, see on väljas. See on väline. Väline ei tee kunagi probleemi sellele, mis on sisemine. Sest mida külmemaks läheb väljas, seda tihedamaks läheb mesilaste kobar. Seda tugevam on sooja hoidmine. Pole probleemi. Temperatuur on kobara sees kogu aeg üks. See ei muutu. Välistemperatuur muutub, vastavalt kobar läheb õredamaks või külmemaks läheb kobar tihedamaks, käigud väiksemaks. Kõik käib lihtsalt, regulatsioon käib seest poolt välja poole, on ju. Nii et inimene elab Jumalaga ka, teate, suhtes seest poolt välja poole. Mitte ei hangi asju väljast sisse, mida kõik ajutused. Ja see, kui sa loodad taevasse saada, juba hiljaks jäänud. Sa kas sa oled seal või sa ei ole seal. See on usu läbi ju. Me elame ju täna taevases olukorras Kristuses. See on ju juba kingiks antud meile kõigile armsad. Nii et me oleme nii õnnistatud, et ainult pulmapidu käib. Kadunud poja kodu tulekus. Tead, isa on peo püsti. Ära sina korralda seda pidu, selles mõistes. Jah, tantsi ja rõõmusta lihtsalt isaga koos. Lihtsalt isal on hea meel oma poegade pärast. On ju, sellepärast, et sa oled sündinud temast, sellepärast, et tema vaim on sinu sees, mitte tegude tõttu. Teod tuleksid kõrval panna, need on kõik asjad alati tagajärjed. Alati tuleb vaadata sisu, on ju, tema minu elu, tema avalikuks tulek, see on see kõige suurem ja tähtsam, miks ma üldse maa peal elan. Tema tahab olla avalik ja meie saame olla koos temaga avalikud au sees. Kolossa 3.3 ütleb selle kohta, on ju, et kõik, mida tema meile on andnud, nüüd on meie elu on kaputt, see Aadama elu lõpetatud, alanud on tema elu ja tema võit on kehtestatud. Meie tähistamine, see võidu tähistus seisneb tema võidu tähistamises, mitte võidu saamises. Võit on ammu saavutatud. Vaadake, kui suure armastuse isa on meile andnud või see laiendatud tõlge ütleb veel eriti huvitavalt, et kuidagi, et kui kvaliteet armastuse isa meile on andnud. Või eesti keeles, kui suure või, ka väga hea, igati vidi, kui suure armastus isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala poegadeks või lasteks, kelleks ta meid ise on sünnitanud. See on väärt olek. Halleluuja. Sa oled väärt. Rohkem väärt, kui sa ise arvad või ise tead. Sa oled nii väärt. Sest Jumala poegade olek on ju isa olek. Isa elab oma poegades, et isa oleks avalik. Ma tahaks lihtsalt seda ühte ja sama
kuidas Paulus ütleb ka, rääkides ei tüüta see mind, aga teid see kinnitab, et mõeldes sellele, kui väärt olen mina. Ja ma saan aru, teine läheb kõrvalt mööda, ütleb, ära sa endast ka liiga palju arvama hakka. Ma arvan nagunii nii vähe. Nagunii isa arvab nii palju rohkem. Et seda peab kogu aeg dopingut juurde andma. Vaimu juurde andma. Et suurem arm oleks. Mul elada selle armu osanikuna. Kelleks isa minu on teinud, sinu on täna teinud. Et me oleme Jumala pojad. Halleluuja. Nii et me oleme õnnistatud, sa ei saa, ma tuletan ikka meelde, sa ei saa enam õnnistatuks saada, sest sa juba oled. Ristitöö on juba lõpetatud, kõik on juba kehtima pandud, kõik juba täna elab ja toimib ja tegutseb. Ja Jeesus on ilmunud, et mul oleks elu ja seda ülikülluslikult ja millegist midagi ei oleks puudust. Et minu kõik vajadused oleksid temast täidetud, üksnes temas ja tema läbi. Kõik on meile kingitud suuremad ja kallimad tõotused, et me kõige selle läbi saame osa isas olevast, mida isa on varjule pannud meie jaoks, on ju. Kõik need aarded on ju meil selles saviastjas. Mis siis, et see savi paistab? Vaim ei paista, aare ei paista. See on väline, aga selle sees olev kallihinnaline pärl. Halleluuja. Teate, ma ükskord kuulasin ühte Gruusia venda. Ma lihtsalt tuletan seda veel siin lõpuks meelde, et ta ütles, et tal üks sõber ütles, et Jumal oli talle öelnud, et ta ei pea tööd tegema. Siis teine vend hakkas ütlema, et kuule, aga miks tööd ei pea tegema, siis sa ei peaks ka nagu leiba sööma, et kuidas niimoodi. Ta ütleb, et aga tead, mul käivad asjad teistmoodi. Ja nii ongi, ja oota, me ei saa neid paralleele tuua, kõik peavad niimoodi. No ei saa niimoodi. Ei saa inimene sisse tuua. Ei ole võimalik. Ja see vend ütles, aga no mis sa teed, mul tuleb ingel külla ja toob mulle taevaseid neid briljante. No mis need on need? Kalliskivid. Toob mulle neid ja need on miljoneid makse. Noh, maa peal ei ole nii head seda lihvimist toimingut, kui taevased on. Ja ingel tuleb külla ja toob neid briljante. Aga need ei ole müüdavad ka, need on nii kalli hinnalised. Hindamatud on. Hindamatud, noh, jah. Ja ta ütleb, et tema ei pea tööd tegema, Jumal ütles talle. Ma ütlen ainult halleluuja selle peale. Kiida issand Jumal armu väljendus uus. Jah, ongi. Aga me ei tohi õpetust teha asjadest. Kellegi elus üks mingi kogemus ja loome jälle uue õpetust. See on tema elu, tema suhe, tema olukord. Siis keegi teine vend ütleb kõrvalt, aga ma tahaks selle ingliga ka tutvustada. Inimlik tuleb sisse. Inimlik sõidab sisse, aga sinul on see oma. Saad aru? Oma issand ja tema läbi oma inglid teenimas, kõik on see oma spetsiifiline, mida ei ole teised. Kui ta jagab neid teenandeid ka, siis vaata. Ei no kindlasti. Niisama ei saa ju vaata. Ja ikka eesmärgiga, alati kõik sünnib eesmärgiga. Aga mulle meeldib see, kui inglid tulid kellele külla, keegi ütles, või inglid küsisid te käest, võta, mis sa tegeled nagu sellise, noh nagu võtta filateeliaga, korjatakse marke ja märke ja ma ei tea mida, pudelikorke ja mida keegi korjab. Ja siis see ingli küsib ka seal selle mehe käest, võta, mis te kogute siin, filateelite või seda, noh, raha korjate omal kokku, milleks seda tarvis on? Raha on käibevahend, mis peab liikuma, mis te tast kogute? No see ingli küsib, ütles, ta ei saa üldse aru sellest. Vaadake, me inimlik mõtteviis on vahel kus kohas, on ju. Sest kõik raha, mis liigub, see tegelikult ju teenib eesmärgi. Aga mis te tast korjati, ingel küsib? Ingel ei saa aru sellest, miks koguda raha? Mõttetu. Riigisüsteemi, vaata nad on ju see maailmapank on ja siis on maasest hoida. Ongi, milleks hoida seda? Mille? See on loogika. Nii on, aga need on vahel asjad, ma tahan lihtsalt öelda, et ärme tee ühest asjast mingit asja omaette. Jumal õnnistas seda inimest sedamoodi, teist inimest teistmoodi, kolmandat moodi. Me oleme kõik avatud Jumala ees ja oota sina oma imet, aga ära pane piire Jumal. Sest ta on arvanud meid väärt ja kui sind on väärt arvatud, siis
halleluuja . kõik kuulub meile ju . ja kõik kuulub meile . jah . tegelikult kui me selle õige võtme üles leiame igaüks, siis ma arvan, et need väärtused tegelikult, mis Jumal on, ta on nii palju rääkinud, kõrvale pannud, miks me ei leia, miks me ei astu sisse. jälle see osadus ikkagi räägib sellest suhtest, lähedusest, vaimustusest või kuidas me ütleme sellises inimlikus keeles, et meil on vaimustus oma issandast, kirg tema järele, armastada teda, emmata teda, ma ei tea, lüüa hundiratast koos temaga, teada kõike teha rõõmustumise pärast, et mul on selline isa, mul on selline Jeesus, ma elan sellises lepingus, ma olen nii õnnistatud, ma olen nii põnevil, mis on see järgmine üllatus, millega isa magama minnes isa, milline on täna öine nägemus, mida sa mulle tahad jagada. Ma ei tea, kas te olete niimoodi, noh, ma ei tea, vahel ei oska nagu sõnastada asju, aga vahel sa hüüad lihtsalt välja, minu isa! See tema teab ju kõike, ma ei oska midagi siin sõnastada, tema teab minust rohkem kui mina tean, lihtsalt hüüda isa järgi, isa! Ma olen tema poeg, teab mind täpselt ja ongi kogu palve, mis seal siis ikka räägib, keda rohkem. Mõnda asja võib-olla tean ka, mida siis tal avaldada, aga no mis ikka tead? Tema teab ju rohkem alati. Isa, sul on kõik ju selge. Ja mina elan ju lõppude lõpuks sinu elu esile. Vaat see on see suhtepõhine elu. On ju, halleluuja. Nii et kõik on hästi, on ju. Kõik on kontrolli all, Jumal on troonil. Vaadake, kui homme ei oleks Jumal troonil, siis oleks suur palve. Aga täna on suur kiitus, homme ka troonil. Homme tema ka valitseb. Täna ta valitseb, eile valitses, homme ka. Igavesti. Tema troon ei ole kunagi ohus. Ja sellepärast olgu meil vaid rõõm südamest tema poegadena. Et me oleme lapsed, me oleme pärijad. Ja ta elab selleks, et kosta meie ees. Ja, aamen. Aamen. Kogu aeg isa ees. Tegelikult tema, kuidas ütelda, tema ongi minu tunnistus. Jeesuse Kristuse tunnistus minu sees, isa ees. Ta on kõikjal kehtib. See on vägev. Teate, see on nii vägev. Ja tema pärand on minu pärand. Halleluja. Nii et, ma ei tea, kõike, millega mind õnnistatakse, näiteks on ju temalt lähtuv. Taavet ütleb ka, mida me poleks sulle ka andnud, on ju ometi tulnud sinu käest. Mõistate põhimõtteliselt. Kõik on ju tema käest. Ja kõik, mis me oleme temale andnud, on tema käest. Halleluja, nii lihtne on see näha. On ju ringlus on tema, meie eluna, meie läbi, meie kaudu, meie sees. Halleluja, kõik tõotused on temast, tema läbi. Tegelikult see on nii lihtne. Ta on liiga lähedal, et teda imetleda. Tahaks kaugemalt vaadelda võib-olla inimlikult. Aga vaimust tuleb nii lähedalt vaadata. Vaat sinu sisemus. Halleluja. Halleluja. Kiitus issandale.